Nii, nüüd siis jälle. Nii, tagasi. Eesti YouTuberite valimikirjeldus on siin. Valimikirjeldus. Jätkame sealt Seenuga Puule ja Muuli Liisi Maarja. Eesti YouTuberi eneseteadvuse presentatsiooni värk. Osa see. Täpselt mäletab pärast päeva 2017 aasta bakalaureustöö. Jätkame. Kuna valimisse soovisin kaasata üle 7000 jälgijaga eestikeelset sisu tootvat kanalit, siis lähtuva kriteeriumitest kaardistasid seal esimese kanalide edasiliikusel lähtuvalt oma teadvustest mõttes, millised eestikeelsed kanalid on YouTube'is märganud. Samuti soovitab YouTube iga kanali juures järgmisi kanaleid ehk kombineerisin eelnõu kriteeriumite põhist otsingut lumepalli meetodiga, kus üks kanal suunas teiseni saab sellise kaardistamine üle 7000 inimeselise jälgijaskonnaga YouTuberite võrgustikku. Samuti kasutan 4. märtsi toimunud sotsiaalmeedia auhindade konkursi Playnup üles seatud kandidaatide infot ülevaatlikuma kaardistuse saamiseks. Playnup 2017. 17. aasta veebruari seisuga on minu valimkriteeriumi vastavaid YouTube'i kanaleid 22, millest valimisse jäi 10. Kõigi potentsiaalsete intervjueeritajatega võtsin ühendust sotsiaalmeedias või e-maili teel ning intervjueerisin esimesed 10, kes olid nõus uuringus osalema. Tabel 1 koondab kokku valimiliikmed ja pannud peamise info nende kohta, anonüümsuse tagamiseks ning meediumi dünaamilisuse arvestamiseks täpselt püsiarvute arvu ei avalda, kui kõigi intervjueeritavate jälgijate hulk jäi 2017. aasta veebruaris ümardatud vahemikku 7000 kuni 25 000 inimest. Tabel 1. Valimkoosseis. Tähistus M1, vanus 18+, teema elustiil. M2, alla 18, elustiil, väljakutsed. M3, 18+, sketšid, huumor, trenn. M4, alla 18, elustiil, huumor, sketšid. N5, M4 oli need siis, M1, M2, M3, M4. Esimesed N5 siis. 18+, toit elustiil, N6, 18+, ilu elustiil, N7, 18+ elustiil, trenn, toit, mood, ilu, M8, 18+, trenn elustiil, M9, 18+, muusika elustiil, M10, alla 18, väljakutsed elustiil. Intervjueeritavate soovi koostada nõusoleku vormid uuringus osalemiseks ja garanteerib neile täielikku anonüümsust. Nõusoleku vorm on leitav lisast 2 sellist garantiid soovist intervjueeritavad seetõttu, et need soovisid olla intervjuus avameelsed. Nad olid valmis jagama väga isiklikku informatsiooni, mille avalikust tekitati jälgijates pahameelt. Anonüümsuse tagamiseks avaldame spetsiifilisemat detaili intervjueeritavate kohta. Kuna 3 intervjueeritavat olid alaealised, küsisin intervjueeritavate vastavat loa informatsiooni kasutamiseks teadustöös. Lapsevanemal esitatud dokumendi näitise leiab lisast. 2.2. Andmekogumismeetod. Bakalaureustöös kasutan kvalitatiivset lähenemist, mille puhul keskendutakse isikliku või sotsiaalse kogemuse uurimisele, kirjeldamisele ja tõlgendamisele. Laherang 2008-15. Sellise pigem väikese arvu osaletega uurimise tulemuse koorub välja lugu, mis aitab mõista maailmavaadet ja näha protsessi laiemalt. Laherang 2020. Minu töö eesmärk saada ülevaade YouTuberite olemusest, enesepresentatsiooni viisidest, privaatsuse mõistmisest ja auditooriumi tajumisest. Seega leian, et kvalitatiivne lähenemine on hea viis eesmärgi saavutamiseks. Uurimisküsimuste vastamist kasutasin semistruktureeritud süvaintervjuude meetodit. Intervjuu on minu töö konteksti arvestades sobiv meetod, kuna see annab võimaluse vahendada hoiakuid, seisukohti, teadmisi ja tundeid. Ja seeläbi saab uurija mõista käitumise põhjused. Lisaks sobib intervjuu meetodina siis, kui on soov uurida vähe uuritud valdkonda, saada põhjalikku teavet ja kui inimest nähakse uurimise subjektina. Ehk siis asja. Poolstruktureeritud vormi võivad minna teemasse süvitsi, saate siseinfot uuritavate, kuid samal ajal võivad testida varasemad teooriad ja kasutada intervjuud süvaanalüüsiks.
Semistruktureeritud intervjuu puhul lähtutakse küll varasemalt määratud teemakategooriatest ja küsimuste püstitusest, kuid intervjueerija on küsimustes paindlikum. Intervjueerija saab lähtuda ühtsest intervjuukavast, kuid samas sõltuvad jätku- ja täied küsimused saadud vastustest. Intervjuud viisin läbi peamiselt näost näkku kohtis kui 2 intervjuu. N5 ja N7 puhul kasutasin geograafiliste piirangute tõttu Skype'i videointervjuude võimalust. Online intervjuude uuringutes osaleda neil, kes ajaliste ja geograafiliste piirangute tõttu võiksid kõrvale jääda või võimaldab uurijal kaasata olulisi valimiliikmeid. Jan Korban, Raudsaar ja Tagipool 2014. Online intervjuude puhul on oht, et intervjueeritava tähelepanu ajub ja osaleja panustab vähem kui näost näkku kohtudes. 2014 pidas seda intervjuude tegemise meeles ja õnneks võimaldab Skype ligilähedast autentsust näost näkku intervjuudele, kuna intervjueeritaval on võimalus näha kehakeelt ja näoilmeid. Skype'i intervjuude ajal tehnilist tõrked ei tekkinud ja vestlused sujusid justkui oleksime kohtanud päriselt. Üks intervjuu toimus 2 valimiliikmega paari intervjuu vormis, kuna intervjueeritavad soovisid seda ning uurijana oli positiivse eelhäälestuse ja uuritavate võimestamise nimel nõus kiirelt oma andmekogumismeetodist ja erandid tegema. Paari intervjuu on üks grupiintervjuu vorm ja selle kohanduvad grupiintervjuu nõuded ja tunnused. Selliselt saab valimiliikmed omavahel suhelda ja stimuleerida üksteist peegeldama teema eri aspekte ja vaatenurki. Samas tuleb tähele panna, et mõned teemad võivad jääda lõpetamata ja valimiliikmed võivad tunda ebamugavast teemadest rääkimisel. Seejuures on grupiintervjuude puhul oluline roll moderaatoriks peab tähele panema, et intervjuus osalejad saaksid võrdset sõna. Osalejad tunneksid end mugavalt ja et julgustada erinevate arvamuste kõlamist. Minu tehtud paari intervjuu puhul ei tunda, et üks intervjueeritav oli jutukam kui teine, seepärast püüdsin erinevaid intervjueerimistehnikud silmas pidades neile võrdset sõna anda. Intervjuu käigus nad täiendasid teineteist palju, näitas meenutaid erinevaid lugusid. Samas oli hetki, mil nad olid erinevate seisukohtadel ja ei kartnud neid väljendada. Intervjuu koosnes 5 plokist, milles koostamisel lähtusid teoreetilist ja empiirilist lähtekohtadest. Näiteks soovisid teada, kuidas kujutletav auditooriumi mikrokursuste ja sellise presentatsiooni kontseptsioonid tulevad esile YouTuberite praktikates. Samuti tugines varem tehtud uuringute. Näiteks andsid inspiratsiooni Krista Kaljuvee ja Vilma Vesterbergi tööd. Nii, jätkame. Intervjuu koosnes 5 plokist, mis koostamisel lähtusid teoreetilist ja empiirilist lähtekohtadest. Näiteks soovisid teada, kuidas kujutletav auditooriumi ja mikrokursuste enesepresentatsiooni kontseptsioonid tulevad esile YouTuberite praktikates. Samuti tugines varem tehtud uuringute. Näiteks andsid inspiratsiooni Krista Kaljuvee 2015 ja Vilma Vesterbergi 2016 tööd. Esimene neist ainest küsimaks eneseesitluse ja auditooriumiga suhtlemise ja tähelepanu saamise strateegiate kohta ja teine ennekõike YouTuberite kui mõjutajate kohta. Samas soovin sarnast Vesterbergile hakata otseselt mõõtma mõju auditooriumile ja jäin selles valdkonnas pigem üldise tasandile. Lisaks teoreetiliste materjalist tulenevale semprivaatsuse teema küsimuste puhul inspiratsiooniga isiklikes praktikatest. Tahan YouTube'is kohandamine vastu rohkem huvi, olen hakanud tundma. Intervjuu kava lisa 4. Koostajad arvestasid semistruktureeritud intervjuu põhimõtet, et jätsin ruumi lisaküsimusteks selleks, et teema võib avaneda hoopis uue nurga alt. Intervjuu kava koostamis lähtusin Herberti Irene Rubini 2015 soovitusest, 25 soovitust kombineerida peamised küsimused jätkuküsimuste follow-up ja täiendküsimustega progress. Üks peamised küsimused keskenduvad konkreetselt uurimisfookusele ja nende küsimine on vajalik igas intervjuus. Rubin ja Rubin 2005, 145. 2. Jätkuküsimused follow-up questions on küsimused ühe või teise vastuse korral peamise küsimuse Rubin 2005, 140. 3. Täiendküsimused proovisin suurest ettemääramatult lähtuv vastustest. Täiendküsimusi kasutatakse saada täpsemat informatsiooni selle kohta, millest on intervjueeritav rääkima asus. Pärit 1989-22 selleks, et innustada intervjueeritavat edasi rääkima. Rubin 2005, 140. Intervjuu kava esimene osa oli sissejuhatav.
tutvustasin uuringukäiku, küsisin sissejuhatavaid küsimusi. Teises osas keskendusin iseenese vaatamise küsimustesse, millest soovis teada, kuidas iseenesest YouTuberina nähakse ja kuidas end esitletakse. Kolmandas plokis küsisin auditooriumi selle toimumise jälgijatega suhtlemise kohta. Neljandas osas soovis teada saada YouTuberite privaatsusstrateegiat ja selle kohta, mida nemad käsitlevad avaliku ja privaatsena. Viimane, 5. plokk oli kokkuvõttav ja tulevikku vaatav. Keskmiselt kestis üks intervjuu ligikaudu 50 minutit, kõige lühem intervjuu kestis 30 minutit, kõige pikem 70 minutit. Täismahus anonüümseks tehtud transkriptsioonid on kaasa pandud CD. 2.3 andmetöötlusmeetod. Andmeanalüüsi kasutasin kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodit, mis aitab saada ülevõtet tekstist kui tervikust. Kalmusmass oli Linna 2015. Sisuanalüüs on sobilik siis, kui soovitakse midagi kirjeldada, eriti juhul, kui huvipakkuva nähtuse kohta ei ole piisav varasemalt uuritud. Laaren 2008-290. Meetodi kasutamise puhul peab olema uurija teadlik, et tema enda hoiakud ja otsused võivad olla kallutatud ja mõjutavad uuringu tulemusi. Seidma 2618, samas aitab kvalitatiivne sisuanalüüs intervjuudest saadud andmeid süstemaatiliselt võrreldavaks ja analüüsitamaks teha. Periood 1989-105. Andmeanalüüsiga alustamiseks transkribeerisin 4 salvestist arvutisse. Transkribeerimisel märkisin üles intervjueerida peamised andmed intervjuu toimimise koha ja aja. Peale kõikide intervjuude transkribeerimist lugesin transkriptsiooni mitu korda läbi, et toomata terviklikku pilti. Tänu süvalugemise hakkas peas looma seosed ja mõtlesin, millised alad tekstist tõstatuvad. Seejärel sain asuda kodeerima. Kodeerimine võimaldab jõuda erinevate intervjuude lõikes väljavõteteni, mis räägivad samast kontseptsioonist, teemast ja sündmust. Rubin 25-219. Kodeerimis kasutan arvutitarkvaraprogrammi Max, Qt ja kõik suured tähed. 12. Tühik on vahel. Sõna ja numbrite vahel. Numbri kahekordse 12 vahel. 12. Jah. Kvalitatiivse sisuanalüüsi meetod kasutab kodeeris sarnase tähenduse tekstiosad nii induktiivselt kui deduktiivselt ja paigutasin koodid kategooriatesse. Täpselt kategooriate koodid saab näha lisas 5. Esmakordse kodeerimise lähtusin avatud kodeerimise põhimõttest, et jõuda rohkem sügavuti ja mõtestada paremini lahti intervjueeritavat öeldud. Induktiivsete kategooriate loomisel tuleb vältida eelnevalt määratud kategooriad. Neid leitakse tekstist ja nimelt pannakse samuti tuginedes andmetele. Mairing 2000, see on küll aeganõudev protsess, kuid avatud kodeerimine toob tulemustes juurde värskust ja rikkust. Rubin 25-222 induktiivseteks koodideks on näiteks jutumärkides säilitamine, jutumärkides valed eesmärgid, jutumärkides superfännid. Teistkordselt kodeerisin intervjuud, otsisid deduktiivsetele koodidele vastavad relevantseid tekstiosi, ehk siis väärtuslikke. Deduktiivne kodeerimine leiab aset varasemalt määratud ja teoreetiliste kontseptsioonidest tulenevate koodide abil. Rubin 25-217. Nimelt otsitakse intervjuudes kohti, kus intervjueeritav kõneleb kindlast kontseptsioonist või nähtusest. Hübrid minu analüüsis sellises koodis näiteks kosmaarne auditooriumi tähelepanu püüdmise strateegiad olevad jutumärkides lähtuvalt töö struktuurist ja uurimisküsimusi jaotasid koodid suurematesse kategooriatesse. Kategooria koondab endasse korduvmustri, mis ilmuvad andmeanalüüsi käigus. Periood 1908-1915 ehk teismine koondab kokku sarnaseid koode. Peale andmete kodeerimist ja kategoriseerimist vahetasin kategooriat kriitilise pilguga üle. Tõenduse kategooriate vajalikkuses ja vastavuses minu töö fookusele. Saadud tulemused esitan järgmises peatükis. Peatükk 3. Tulemused. Nii, aga nüüd siis selleks korraks. Ja jälle üks uute korda. Tšau.